jalgpallipodcast Kris küsib. Tere kõigile podcasti kuulajatele ja vaatajatele. Tänaseks minu vestluskaaslaseks ei ole keegi muu kui minu väga hea sõbranna ja Tabasalu naiskonna mängija Marie-Helene Lisette Kimsen. No tšauki, tere tulemast! Tere! Kuule, ühesõnaga, alustame siis täiesti algusest ja sellest legendaarsest küsimusest. Kuidas sina üleüldse leidsid oma tee jalgpallini? No mul on väga lihtne põhjus. Minu ema ja minu tädi mängisid tol ajal, kui ma väike olin. Nii et ma olin kogu aeg jalgpalli sees, nii et see oli minu jaoks selline loomulik asjade kulg. Okei. Aga mis olid sinu kõige esimesed üleüldse kes oli sinu näiteks kõige esimene treener ja mäletad, mis võiks olla see esimene klubi või kus üleüldse midagi alustasid? Ja ma alustasin tegelikult poistega, sellepärast, et tol ajal ei olnud väga palju tüdrukute gruppe, ehk siis ma alustasin Kalevis. Minu esimesteks treeneriteks olid Paul Kask ja Andreas vist. Ma olen nüüd täielik blank, ma ei mäleta täpselt nimesi. Ehk siis Kalevis poistega, nad olid küll minust aasta nooremad, aga selles mõttes anti meile pall ette ja minge mängige. Ja minu meelest ma mängisin veel nendega mingisuguse väikse turniiri ka, kus mind lubati mängima poistega. Ja ma mäletan, et see oli klubi vastu Tiigrid või midagi sellist. Ja meile jagati kohukesi pärast seda mängu. Aha, okei. Need on mu esimesed mälestused. Okei, tegelikult sellega sa võitsid ka minu järgmise küsimuse juba ära, et ma just tahtsin küsida selle ema ja tädi koha pealt, aga ma küsin siiski, et su ema võib öelda, et on üks suur legend Eesti A-koondisest ikkagi, et 90-ndatel nad olid koos oma õega ainsad õed, kes on koondises olnud. Ja siit ma küsiski hoopis sellise asja, et kas tegelikult mingi panuse on nad ilmselgelt su jalgpalli andnud väga suure määral, aga kas see määr on kas tänapäevani tuleb? Et ma mõtlen, et on nad teinekord sulle öelnud, et kuna Marie äkki nii saaks paremini või nii või naa ja... Sellist tagasiside andmist on siiamaani, aga rohkem siis minu ema poolt. Ta käib võrdlemisi palju minu mängudel ka kohal. Nooremas eas võib-olla ma sain natuke rohkem selliseid kriitilisemaid noote, aga praegu ta ikkagi käib ja toetab ja innustab ja kindlasti annab mulle ka nõuandeid. Mitte ainult mängimise puhul, vaid üldse sellises võib-olla eeskuju formaadis ka, et kuidas siis olla siis teistele eeskujuks seal võistkonnas. Okei. Aga näiteks su mängija karjäär on tegelikult olnud üsna huvitav ja põnev. Oled mänginud nii Rootsis, siis Floras, Tallinna Kalevis, nüüd Tabasalus. Räägi nendest lähemalt. Alustasin poistega, siis ma tegin valiku, et ma jätan jalgpalli sinna paika, tantsisin hoopis. Eluaastad võisid olla seal 10 kuni 14-15 ja siis ma ikkagi tahtsin jalgpalli juurde tagasi minna ja siis ma läksin Florasse. Ja siis ma mängisin mõned aastad siis seda tüdrukute liigat, mis oli tol ajal B-klass ja ma isegi ei mäleta, kes meil treener võis olla, sest et tol ajal oli ka mingisugune treenerite vahetus ühesõnaga. Ja mängisin siis Flora tüdrukutega ja sealt välja siis kasvasin meistriliigasse ja siis mulle avanes ikkagi võimalus käia Rootsis. Käisin mõnes trennis seal ja sain paar turniiri mängida ja siis tekkiski mõte, et äkki ma teeksin täitsa ühe hooaja Rootsis ja mängisin siis Division 1, mis on siis tugevuselt ta vist on teine kolmas midagi sellist, sest seal on see Elite Etan, siis on seal need vahepealne mingisugune liiga ja siis on siis Division 1, 2 ja 3 ja nii edasi. Ehk siis mina mängisin Division 1 ja
kõige keerulisem selle aja juures, mida ma tahaksin nagu välja tuua, on see, et ma tegelikult käisin koolis ju Tallinnas, ma töötasin Tallinnas, aga ma mängisin jalgpalli Rootsis. Ehk siis mul oli selline elu oli seljakotis, ütleme nii, kogu aeg hästi palju reisimist ja sellist sõprade mitte nägemist, hästi keeruline periood oli, aga jälle jalgpalli mõttes oli see väga-väga selline arendav ja ma arenesin mega kiiresti, et see on hoopis teistsugune keskkond seal ja need võimalused on palju paremad, et näiteks kui me räägime juba infrast, siis seal oli nagu kõik olemas juba tol ajal ja aasta oli, ma ei tea, 2016, kui ma seal mängisin. Muruväljakud, kunstmuruväljakud, hallid, kõik olid nagu olemas. Trennid nägid välja 2-tunnised ja sisaldasid tund aega jooksed, mingisuguseid teatejookse, hästi palju rõhuti jooksmisele ja siis teine pool oli selline, et mängisime palliga ja tegime siis nagu jalgpallitrenni ja niimoodi me tegime seal neid asju. Ja kokkuvõttes ütleme nii, et kõige kehvemini ei läinud, me sealt division 1-st välja ei kukkunud, aga need selle liiga paremikud olid ikkagi nagu väga-väga kõvad, alates sellest, et nad olid juba nagu füüsiliselt suuremad ja võimsamad ja lisaks veel juurde tehnilisemad ja kiiremad, et seal ei olnudki mingit varianti, et sa ei arene. Okay. Aga kas siit näiteks küsimus sulle, et kas sa nägid ka, kui sa Rootsis mängisid, eks ole, kas sa nägid mingit näiteks tänapäevast Rootsi superstaari ka juhuslikult mängis sinu vastu? Tuleb niimoodi ette? Niimoodi ma ei oska välja tuua, küll aga minu võistkonnas mängisid mängijad, kes esindasid Rootsi noortekoondiseid. Ehk siis ikkagi tegijad ja väga-väga heal tasemel jalgpallurid. Et niipidi ma ei oska praegu välja tuua, et oleks olnud päris superstaare, võib-olla nüüdseks aga ma ei ole niimoodi enam uurinud tagant järgi. Aga ma tulin siis Rootsist tagasi Florasse ja siis mingi hetk ma läksin Tartu Ülikooli ja ma ei saanud enam nii palju panustada, kui ma oleksin tahtnud ja võib-olla see mänguaeg jäi ka natukene üürikeseks, et ma tundsin, et ma tahan ikkagi jalgpalli edasi mängida ja samas ma tahaksin ka ülikoolis käia, siis mul oli vaja teha mingisuguseid valikuid ja ma liikusin siis täpselt, kui see koroonapuhang algas, liikusin Kalevisse ja siis meil olid nagu trennid sellised, et kuna hästi palju neid mingisuguseid piiranguid oli, siis me tegimegi kõik olid omas nurgas, tegid midagi, mingit sellist nagu trenni, et tesosime palle ja nüüd on nagu naljakas nagu tagasi mõelda, et sellised asjad nagu olid ja tegime kiirteste enne trenne ja siuke, et nüüd tundub nagu utoopiline see asi, et me oleme nagu tavapärases rütmis ju jällegi tagasi, Ja Kaleviga, ma arvan, ka oli tegelikult palju edukaid perioode. Me suutsime ju Flora vastu ka selle superkarika võita, mis on, ma arvan, üks kõige meeldejäävamaid mänge. Ja siis, kui toimus jälle treeneri vahetus, siis ma tundsin, et selle treeneri vahetusega ikkagi see mänguplaan enam mulle justkui ei sobinud. Ja siis ma liikusin Tabasallu ja nüüd ma olen siis Tabasalus. Ja on ka selline huvitav teekond olnud seal. Täpselt eelmine aasta ju saite Roosa pronksi. Ja, saime. Ja eile saite ketuka Viimsi naiskonnalt, eks ole? No aga mis teha, palju ümmargune juhtub. Ja sõiteerides klassikuid, kui see ei löö, siis lüüakse sulle. Just. Nii, aga siit on hea võtta selline ütlus sulle, et Eesti koondis meie omaenda pühas sinimustvalge räägi sellest lähemalt, sest sul on tegelikult üks mäng A-koondisest siiski kirjas. Jah, see on see märgiline üks mäng, et vähemalt mul on see kirjas, aga tegelikult eesmärk oli rohkem mänge saada kui mu emal, aga näed, ei tule, ei ole hullu. Aga tegelikult, kui ma tulin jalgpalli tagasi, mis oligi, siis ma olin 15 või midagi sellist, et mul oli see tantsimise periood seal vahel, ma ei tea, miks ma seal ära eksisin vahepeal, et ma oleks võinud ju, jalgpalli võinud ju edasi mängida. Aga näed, niimoodi see läks. Aga ma sain siis
Noh, peaaegu, et aasta seal Floras tüdrukute liigas mängida ja ma sain juba oma esimese noortekoondise kutse, mis oli siis mulle väga suur asi, sest et noh, peaaegu aastaga saada ennast noortekoondisesse oli väga suur saavutus minu jaoks, et ikkagi kuna ilmselt ma poistega kunagi mängisin, et mul oli siis ikkagi mingisugune tehniline pagas nagu justkui olemas, et ma sain sinna kutse. Ja mingi 14 mängu mängisin. Mul on kõige suuremad saunad ainult meeles, mis olid, ma ei mäleta, kas oli mingi Portugali vastu, me saime nagu, ma ei tea, 10+ väravat ja need Portugali mängijad tegid mingeid neid rainbow trikke üle meie ja nagu jah. Ma tean, mis ketukad sealt tulid, sest ma eile just vaatasin neid mängu ja issand, et see on nagu natukene täitsa kurbus. Ja ei, no ei ole hullu. Siiani mängin, et väga kurvaks ei teinud. Ja siis veel teine, mis on nagu väga eredalt meeles, on see Sotši turniir, kus me käisime. Et see oli nagu hoopis teine keskkond ja kuidagi ma ei tea, ainult head mälestused on seal, ma mäletan, et mida me kõik armastasime seal süüa, olid pannkoogid kondenspiimaga, aga kuna ma võib-olla nii palju mänguaega ei saanud võrreldes teiste mängijatega, siis ma ikka tulin sealt natukene raskemana tagasi. Okay. Aga siis said tavapärasesse rutiini tagasi ja jooksid nüüd ruttu maha ja kõik oli jälle hästi. Ja kui me räägime A-koondisest, siis ma olen seal varunimekirjades ja treeningmängudel osalenud, et mul ei ole neid ametlikke mänge, aga ma olen ju A-koondisest ikkagi saanud selliseid sõprusmänge ja selliseid mitteametlikke mänge ikka rohkem kui üks, et jah, lihtsalt üks ametlik. Ja. Aga nii ta on ja ma olen selle üle ka nagu äärmiselt tänulik, et ma sain selle võimaluse üldse. Aga vaata, kahjuks meil Eestis naiste jalgpalli ei ole profitasemel nagu mujal tippmaailmades, et meil on ikkagi mehed ja vaikselt hakkab arenema meil Eestisse ka naiste jalgpall, aga millega näiteks tegeleb Marie igapäevaselt üleüldiselt, mis toob sinu lauale leiba? No ma olen omandanud magistrikraadi turunduse ja finantsjuhtimise erialal. Praegu olen tegelenud mitmeid aastaid digiturundusega ja lisaks nüüd viimastel aastatel on tulnud juurde ka videosisu loome. Põhiliselt praegu teen ma premium liigale erinevaid lugusid ja nüüd tegelikult ma otsin endale uut töökohta. Ma just olen sellises faasis, kus ma tulen ühest kohast ära, otsin uut võimalust, aga nagu põhiliselt ma olen tegelenud digiturundusega ja kui me spetsiifilisemalt räägime, siis ma tegelen orgaanilise reklaamiga, mis on siis SEO. Okay. Ja lisaks sinna juurde ma teen ka muid asju, ongi mingi podcast ja mitte, et see nagu mulle leiva lauale tooks, aga podcastiga tegelen natukene. Sinna me veel jõuame. Ja siis mul on endal ettevõte, ehk siis pakun selliseid turundusteenuseid. See võibki olla kas siis videoga seotud või siis on digiturundusega seotud. Et mul on mõned kliendid ka. Okei, aga siit viimane küsimus, mis ma tahaksin su käest küsida, on see, et sa ütlesid, et otsid nüüd uut töökohta, aga kas see mingil määral sa tunned, et see võib ikkagi see sama valdkond olla või sa näiteks tahaksid üleüldse teha mingi täiesti erineva kannapöörde? Teise valdkonda? Turundus kindlasti jääb, sest et kuna ma tegutsen oma ettevõttes ka, et siis see on see turundussuund, aga ma praegu tunnen tõepoolest, et see võiks olla midagi muud peale turunduse, et ma tegelikult inimesena olen üpris avatud ja mul on väga palju kogemusi erinevates valdkondades. Et ma ei ütle nüüd, et nüüd peab see olema nagu turundustöö, aga võib-olla. Kas sul on ka näiteks mingi eriline hobi või lemmiktegevus? Õhtuti mulle meeldib maalida, näiteks kui mul on aega, aga seda aega leida
on keeruline, aega tuleb võtta ja jah, kui mul on nagu see hetk, siis ma ei taha nagu ekraani taga olla ja siis ma võtan lihtsalt ühe maali ja siis ma maalin. Okei, aga mida näiteks siis Marie üleüldse teeb vabal ajal, kui nüüd kõik asjad välja jätta, et igasugused tööd, mängud ja kui aeg ongi ainult personaalselt sinu enda jaoks? Mulle meeldib reisida ja mulle meeldib looduses käia. Need on nagu kaks sellist esimest asja, mis ma ilmselt teen, kui ma ei tee neid ülejäänud 100 asja. Sa oled nagu Kunstkirimsil 9 ametit. Jah, just, aga mulle meeldib nii, et mul on erinevad asjad ja need täiustavad võib-olla üksteist ja võib-olla mulle meeldib ka inimestega nagu suhelda, et erinevad asjad toovad sulle erinevad inimesed, ehk siis jah, sihuke huvitav. Okei, aga kus kohas tuli idee sul üleüldse luua omaenda jalgpalli podcast, et alguses see kandis ka nime Pallist pallita ja nüüd on sellele olnud nimevahetus ehk Kõik mängu. Täpsustaks natukene seda poolt, et tegelikult see podcast loodi Imbi Hoobi ja Ketriin Striigini poolt. Nüüd ta on Ketriin Jaalin, aga ma liitusin nendega aasta aega hiljem. Ja see mõte või see missioon, mida me tahame nagu edasi kanda, on see, et naiste jalgpalli oleks nähtaval kohal ja et me saaksime kaasata võimalikult palju neid inimesi, kes on selle ümber, kes on need entusiastid, kes panustavad igapäevaselt oma aega sinna ja näidata seda kogu poolt, et see on oluline ja tüdrukud mängivad jalgpalli ja see on eriti oluline ka selleks, et väiksematele tüdrukutele ka eeskujuks olla, et see on tore spordiala ja see ei ole mingisugune nagu, ma ei tea, stereotüüpne ainult poistele spordiala, et see ongi see nagu missioon, miks me seda teeme ja mida me ka edasi nagu tahame teha. Kiiduväärt tegevus, tubli tüdruk. Nii, aga küsime siis sellist asja hoopis, et kas sul on mõni eeskuju või lemmikmängija olnud läbi aja? Et tegelikult sa oled üsna pikalt juba jalgpalli mänginud, et on mingi selline erilised inimesed olnud? Erilisi inimesi ümber on väga palju olnud. Ma ei saa nüüd päris öelda, et mul on ainult see üks või et... Aga mõned näiteks, kes on olnud kõige? Erinevatel ajaperioodidel on olnud ikkagi keegi, kellele sa nagu alt üles vaatad ja selline klassikalisem on kindlasti okei, mitte päris klassikaline, aga kunagi oli Manu väga kõva. Mulle väga meeldis Wayne Rooney. Enam Manu väga kõva ei ole. Ja kindlasti on nagu võistkonnas sees olnud alati mul keegi, kes mind nagu inspireerib. Et ma ei saa nagu otseselt välja tuua, et ma nüüd hullult nagu fännan, aga kindlasti kõik nagu inimesed mu ümber kuidagi annavad mulle midagi, mille põhjal ma siis vaatan, et väga lahe, et ma tahaks nagu tema moodi olla. Okei. Aga kui juba need klubid ja need tulid ka eelnevad küsimustes mängu, et aga mis on olnud näiteks Mariel sinul nagu lemmikumad klubid ja äkki üleüldse nagu maa ka, mis jalgpalli saame nagu vänlad, kui on suured mängud, EM-id, MM-id? Ma muidu ikkagi olen silma peal hoidnud Inglismaa Premier League'il, nüüd vähem. Ma isegi ei oska sulle põhjust tuua, miks, aga nii on läinud. Kui me räägime nagu koondistest, siis kindlasti, kellele ma nüüd siin naiste puhul olen pöialt hoidnud, on Hispaania ja Rootsi. Ja Rootsit ma olen ka jälginud alates sellest ajast, kui ma sinna mängima läksin. Need on need nagu kaks ja need riigid ongi. Rääkides Hispaaniast, siis mul oli see päris paras litakas, kui see õnnetu mäng oli, kus vaene Aidana Bonmati eksis ka penatis ja kui ette ka, kui kurb pani naine. Aga küsime siis sellise asja üleüldse sinu käest, et mis oleks näiteks 5 asja, mis peaksid ja võiksid muutuda Eesti naiste jalgpallis paremuse poole, kui sina saaksid ka neid näiteks muuta? See on ka küsimus, mida me ise küsime oma külalistelt. Ja need 5 asja,
ma ei tea, ma tahaks juba alustada sellest, et meil tekiks harjumus või teadmine, et naised üldse mängivad jalgpalli. Selle nagu teadmise saamiseks meil on vaja see kuvand luua või see nähtavus luua inimeste seas, et tüdrukud mängivad jalgpalli, naised mängivad jalgpalli ja mis selles ringkonnas nagu toimub, et ma muudaksingi seda, et see tuleks nagu nähtavamaks või et nagu naisjalgpallurid ka ise suudaksid seda kajastada justkui, sest see on nagu kõige lihtsam asi, mida sa saad ju tegelikult teha. Mõned asjad veel on, neid entusiaste on vaja kindlasti rohkem, kas siis treenerite, toetajate, klubide näol, kes päriselt nagu tahavad sinna panustada, sest et fakt on see, et maailmas naiste jalgpall ikkagi areneb nagu tohutu kiirusega ja seal on neid asjapulki, neid entusiaste, kes tahavad seda nagu edasi viia ja neid inimesi on vaja juurde ja seda ei saa nagu mina otseselt mõjutada, aga kindlasti läbi nähtavuse võib-olla me jõuame kellelegi lähemale, kes tahaksid panustada. Ja kui me räägime veel muutmisest, siis see rohujuure tasandil veel rohkem teha neid tüdrukutele mingisuguseid turniire, trenne, jõuda kuidagi paremini veel laste vanemateni, et see on okei. See on okei spordiala, kus sinu tüdruk võib käia ja see on igati tervitatav, et need on need nagu esimesed asjad, mis mulle nagu kohe pähe tulevad ja muidugi nagu me räägime ka ressurssidest ja nagu raha siis, et kus see võiks nagu tulla, et sellel on vaja nagu mingi parem plaan või mingi strateegia luua, et panna sellele alus, et see asi liiguks edasi. Okei, aga kus kohas näiteks sina näeksid Eesti naiste jalgpalli 20 aasta pärast? No ma loodan, või tahaksid näha? Ja ma loodan, et me ikkagi suudame Eesti naiste jalgpallis teha selle väga hea hüppeplatvormi rahvusvaheliseks jalgpalliks, et meie mängijad saaksid minna välismaale, et meil oleks kas või poolprofiliiga ja et meil oleksid väga head tingimused, mis tähendab seda, et meil on need hallid, meil on võimekus, et me saame nagu pakkuda siis naistele ka neid jalgpallihalli aegu, et nad saaksid nagu treenida korralikult, mitte kuskil lume sees, kuskil -5-ga nende jäätükkide vahel. Et ma loodan, et see 20 aasta pärast ikkagi muutub, et ka meile võimaldatakse need infratingimused. Selle peale võiks öelda, et tegelikult kuradi kanged Eesti naised ikka olete, et suudate seda kõike teha, on? No mulle tuleb jälle meelde see eelmise aasta novembri keskel viimane hooajamäng Kalevi vastu, kus lumi sadas maha ja ei olnud võimalik staadionit lumest puhtaks lükata. Ja siis me põhimõtteliselt mängisime 3 sentimeetrises lumes ja pool ajal tulid lapsevanemad, kes siis võtsid oma need lumelabidad ja lükkasid selle väljaku nagu puhtaks, et see tegelikult ei ole nagu normaalne, et me peame üldse lume sees mängima, see on esiteks nagu ohtlik juba, on ju. Teiseks see, kellele me siis üldse nagu mängime, on ju. Kui me mängime ise endale, siis nagu sorry, aga ma ei taha seal lume sees mängida, on ju. Et kui meil on see hooaja kalender niimoodi üles ehitatud, et sa pead novembris mängima, siis peaks olema ka võimaldatud see, et sa saad selle lükata halli näiteks. Et need on need nagu põhilised murekohad nagu minu jaoks. Ja, täitsa aru saadab. Ja siit küsiks niimoodi, et hetkel on väga aktiivselt hakanud panustama Balti riigid, just nimelt naiste jalgpalli pean silmas, just nimelt Lätit ja Leedut. Aga mis sa arvad, et miks see nagu paraku siis meil Eestis nagu nõnda kehvakene ja üsna kurb veel on? Sa tõidki praegu ideaalselt selle hea näite selle mängugagi aina. Noh, jälle ma arvan, et see algab ikkagi nendest inimestest, kes on entusiastlikud naiste jalgpalli suhtes. Et kui nad näevad selles
potentsiaali, siis hakkab ka rohkem nagu selline panustamine pihta, et me panustame sinna naiste jalgpalli, et me tahame seda teha, mitte et me peame seda tegema, sest et väga palju on seda, et me peame tegema, sellepärast et meie meeskond mängib premium liigat on ju ja selle jaoks on vaja naiskonda, et me peame tegema seda, et sellest nagu tuleb nagu kas just nüüd lahti saada, aga me peame leidma need inimesed, kes päriselt nagu näevad selles nagu potentsiaali ja suudavad sellesse nagu panustada paremini. Ja, et selles suhtes ma nõustun sinuga absoluutselt ja isiklikult mina olen puhtalt sellist maailmavaatega, et minu jaoks need treenerid, kes tulevad ka neid noori väikseid tüdrukuid sinna neid 4-5 aastaseid õpetama, võiksid ka olla samamoodi tegelikult ikkagi professionaalse taustaga, et sul on mingi oma mängija karjäär ja kõik selline asi selja taga. Mitte nii, et sa oled mingi suvaline mahlamüts kuskilt, ma ei tea, ütleme Ahjualt, oled lõuanud kogu oma klubi on ju, et treeneri paberid ära ja siis hakkad nagu lapsi õpetama, et nagu sõna selgelt, et nagu mis toimub, nagu what is going on, et see ei tee sust treenerit ega mitte kedagi tegelikult, et kui neid väikseid lapsukesi juba maast madalast valesti õpetada, siis kus sa pärast edasi lähed, Ei, ma olen nõus ja võib-olla siis, mida ma muudaksin naiste jalgpalli juures, võib-olla see üks punkt on ka treenerid ja see on üleüldiselt Eesti treenerid, et võib-olla ka neile luua siis nii-öelda nagu ma ei tea, mingi strateegia, mingi kampaania, et me jõuaksime nagu veel suurema hulga treeneriteni, keda koolitada, kes tuleksid ja teeksid ja õpiksid ja tahaksid, et neid treenereid on tegelikult vähe ja eriti naiste treenereid on vähe ja naistreenereid on vähe. Et ka see on see, mida ma tahaksin nagu muuta, et võib-olla siis parandada seda treenerite ökosüsteemi ka. Okei. Aga nii, kas sinu jaoks muidu üleüldiselt praegu Eesti mingi klubid ja jalgpalliliit, et tegelikult sellest oli juttu, panustavad siis üleüldiselt piisavalt mingil määral? Või nad võiksid tegelikult ka nagu rohkem ikkagi seda? No ilmselt ikkagi nagu panustatakse ja tehakse kõik endast olenev. Ma olen nagu ikkagi positiivselt meelestatud, aga lihtsalt võib-olla nüüd on aeg selline, kus me peame hakkama võib-olla natukene paremini planeerima, natukene jõulisemalt võib-olla tegema neid asju, muutmagi neid väikseid asju, võib-olla leidma õiged inimesed, entusiastid. No ühesõnaga, minu mõte on see, et võib-olla see strateegia kui selline vajab uuendamist, kuidas seda naiste jalgpalli nagu arendada. Ja siin ongi hea ka öelda äkki jalgpalliliidule, et võiksite küll rohkem natuke panustada ja mingeid vahendeid asju leida, et meie naiste jalgpall läheb paremuse poole ja loodan, et meid võetakse kuulda, eks ole. Aga ma hoiatasin ka sind ette, mul on 3 sükest ootamatut küsimust, milleks sa ei ole tegelikult valmis. Ei ole valmis. Et üks on kohe ideaalne selline, et kust tuli üleüldse sulle nii pikk nimi Marie-Helene Lisette? Ja no sellel on tegelikult suht lihtne nagu põhjendus, et mu vanaisa pani mulle eesnime Marie. Vist minu tädi poolt tuli Helen ja ema poolt tuli Lisette ja siis isa poolt tuli perekonnanimi. Aga nüüd ma vahetasin sellega ära, nüüd on nagu siis mu ema poole see perekonnanimi. Okei. Väga-väga huvitav on seda kuuldes. Eks siis igaüks sai sõna sekka. Ja. Aga ütle nüüd seda, et mõtlesin päris pikalt, et mida veel küsida. Ja siis mõtlesin välja, et kas sa tunned praegu ennast tõesti Tabasalu naiskonnas nagu suurepäraselt ja see ongi sinu klubi? Ja ma tunnen väga hästi ennast. Ma arvan, et ma olen otsinud oma kohta päris pikalt. Nüüd ma tunnen, et ma hakkan nagu nautima seda jalgpalli, et mul ei ole võib-olla enam seda nii-öelda nii suurt mängueelset ärevust enam. Et ma tunnen, et ma olen õiges kohas, mul ei ole seda mängueelset ärevust, ma saan lihtsalt nautida jalgpalli. Ja nüüd viimane küsimus, mis ma sulle esitan, on selline, et sina võid mulle mingi küsimuse. Ahaa, vau. Ühe. Okei. Mida sina muudaksid naiste jalgpallis praegu? Vaat selles on nüüd panid küll erilise kirsi nii-öelda tordile, sest et tegelikkuses neid asju on nagu nii palju. Nimelt üks. Et
ma ütleksin, et esimene asi, mida mina tahaksin nagu muuta, et kahjuks ta ei saa isegi ju palgast rääkimata, aga kui saaks sellise asja kas või nagu jalgpalliliit toetaks seda ja klubid, et naisjalgpallurid ei pea isegi omaenda vormid kinni maksma, pallikotid ja sellised asjad. Ja ma usun, et ka selline asi annaks teile väga palju juurde, kui oleks mingi selline rahastus, et enne mängu või nii te tuletegi nagu kõik kokku, ja oleks teil näiteks mingi ühine väike söömine või mingi niisugune snäkk või peale mängu. Ma usun, et see annaks päris kõvasti nagu juurde või üleüldse nagu vaata sellist asja, et mingil määral väike nägi niisugune nagu rahaline süst, et kui te palka ei saa, no sellised elementaarsed asjad võiks ikkagi olla, ja siis juba me räägimegi nendest, et tegelikult, et tüdrukud saaksid samamoodi nii tüdrukuga kui ka naisjalgpallurid saaksid seal hallis olla ja siis nõnda edasi ja nii, et ma olen ju isegi näinud vahetevahel neid staadioneid või asju, siis no see annab ikkagi tõesti küsimust ja kas või need vänid või asjad, et selles suhtus tunnustus ja kõik see reklaamindus võiks ka parem olla, et mõnikord ongi nii olnud, et olen Linnekülas ja vaatan mängu ja siis ma ei tea, kokku on 20 inimest, mina olen ainukene vänn ja ülejäänud on kõik lapsevanemad ja ma ei teagi mingid sõbrannad ja mõned, ma ei tea, tüdruksõber ja mõned on poissõber tulnud ja vahva on lõugan seal, et vamas naised, pange hullu, ja lõpetuseks ma tahaksin su käest küsida, et räägi, kuidas muidu üleüldse, et minu väikene panus sinul isiklikult nüüd korda läheb. Ma mõtlen, et see podcast asi, mis ma teen üleüldse nagu kogu seda teie naiste jalgpalli toetan ja vännan. Väga lahe. Ma arvan, et seda ongi vaja ja ma tõin enne ka välja, et on vaja rohkem nähtavust, et inimesed räägiksid naiste jalgpallist ja kuna meil on sattunud selline väike paus, siis sa täidad väga hästi selle koha praegu ära ja tegeled aktiivselt sellega ja seda on väga tore näha ja sa oled väga kaugele jõudnud ka, sa oled siin erinevaid külalisi saanud, mitte ainult nagu naisjalgpallurid, vaid meesjalgpallurid. Ma arvan, et see on väga lahe, mis sa teed. Nii et tulevikus on sul väga tugev konkurent võimalik. Ma ei võtaks seda kui konkurentsi, vaid see on ainult hea, kui tuleb veel inimesi, kes räägivad. See ju ainult nagu panustab sinna naiste jalgpalli, et minu meelest pane sajaga edasi. Aga mingi meelest see on ikkagi nagu sport, et vaata, kui naiste meistriliigas ja meeste premiumliigas on see, et igaüks tahab seda kulda saada või nii, äkki ühel hetkel minu siht on see, et järgmisel aastal hakkan ametlikult seda teema 5 aastaga tahaks olla täiesti top 3 üleüldse. Igasugused Soccerid, Betsafe'id niimoodi ära visata, ei olla ise äkki top 1 kunagi. Ja eesmärgid, unistada peab suureks. Ja eesmärgid peavad olema. Jah, aga sellega ongi hea võtta kokku meie tänane podcast ja esmalt, kui me lõpetame, palun minge visake kindlasti YouTube'is Kris küsib meile like, hakake meid jälgima, nõnda samuti Instagramis jalgpallipodcast Kris küsib, samuti Facebookis jalgpallipodcast Kris küsib ja peatse nägemiseni ja jääge ootama, kes on minu järgmine saatekülaline. Täna oli selleks minu võrdatu hea sõbranna Marie-Helen Lisette Kimsen ja jääge ootama, kes on järgmiseks. Tšauki! Tšau! Jalgpallipodcast Kris küsib.